Tallinna Botaanikaaias ja siin selline sisemine ja välimine keskkond läheb nii hästi doktor Ohira kontseptsiooniga kokku. Et Andrus, sina oled jumestuskunstnik, et räägi palun oma isiklikust kogemusest, kuidas probiootikumid, üldse need probiootilised tooted on mõjutanud sinu nii sisemist keskkonda ehk siis seedimist ja siis välimist keskkonda, et naha korrasolu. Jah, ma olen probiootikumi söönud praegult ligikaudu pool aastat. Mida ma võin kohe ära tuua on see, et alguses sa võib-olla tihtipeale ei saa aru, mida nad teevad või kas nad üldse midagi teevad, ega mina ka ei usku, et nad midagi teevad ju. Ja mida ma võin julgelt öelda on see, et seedimine läheb kiiremaks, mu on isud läinud, mul olid varem meeletud isud, ma tahtsin kogu aeg midagi süüa. Näonahk on palju parem, see on nagu sa tunned seda ise ka, pluss need, kuidas ma nüüd ütlen, tihtipeale on inimestel sellised äsimushood, tulevad lihtsalt peale, tapavad sind ära sisuliselt. Läinud, mul ei ole väga neid äsimushoogusid enam ja muidugi see närvisüsteem, et ma usun, et on palju noori, kes lähevad koju, õhtul näiteks elavad üksinda. Nad on närvilised, nad on kurvad, natuke ebastabiilsed võib-olla, lihtsalt emotsionaalselt ebastabiilsed. Ja muidugi olin ka mina üks nende seast. Läksin koju, mõtlesin, no mis ma enda eluga peale hakkan, eks, no kõik siuksed asjad. Aga nüüd on jumala chill olla. No kui ma lähen õhtul koju, ma olen jumala normis. Ma ei tea, lähen magama, kõik on hästi. Ei ole sellised ärevusooge enam. Seda tegelikult räägib isegi teadus, kui palju siis probiootikumid tegelikult on võimeliselt parandama inimese närvisüsteemi selliselt, et soolestik annab ju rohkem signaali ajule kui aju soolestikule. Ehk siis see on juba teaduslikult ära tõestatud, et tegelikult kuidas kasulikud bakterid sinu sees muudavad sinu emotsioone, sinu tujusid, sinu isusid, sinu naha olukorda. Sa töötad jumestuskunstnikuna ja kui sa puutud kokku inimesega, kas sa vaatad kohe, hindad tema näonahka, et kas tal on nüüd probleemne nahk või tal on korras nahk või et... Ja muidugi, ma usun, et iga jumestaja teeb seda. Ongi nagu, kui sa kohtud inimesega, ta nägu ongi sinu jaoks justkui nagu puhas lõuend. Ja kindlasti ma nagu jälgin seda, milline on inimese näonahk. Ja kuna mul endal on ka tegelikult hästi palju probleeme näonahaga, siis ma olen kasutanud igasuguseid erinevaid tooteid. Aga ma ütlen, et nagu probiootikumidest on nagu kasu olnud. Ma ei kasuta mingit maske, ma pesen ma kasutan teie seepi ka igapäevaselt. Ja näonahk on nagu palju parem võrreldes sellega, mis mul oli see näiteks eelmine sügis. Ja kindlasti on hästi palju kliente, kellel on problemaatiline näonahk. Nagu ma ei ütle mitte midagi halvasti ühegi inimese kohta, aga kui sa paned hästi palju erinevaid tooteid, jumestuskreeme näkku, siis tegelikult see ei muuda olukorda, see teeb isegi kohati hullemaks. Et kõige olulisem ongi sel juhul alustada enda sisemisest ilust, sa pead hakkama kuskilt pihta sellega. Et kui sa kogu aeg ainult kasvatad seda problemaatilist näonahka, nagu see lihtsalt läheb aina hullemaks sul üks hetk. Ja kui sa ei võta seda lihtsalt kohe kätte, siis et mingi hetk tuleb sellega tegelema hakata, et see on jälle see, et suunata tähelepanu enda sissepoole, teha ennast seest korda ja siis see peegeldub juba väljaspoole. Just nii. Või siis ma toon ühe hästi olulise asja praegu mängu. Kui ma oleksin tulnud siia Botaanikaaeda pool aastat tagasi, ma oleksin lihtsalt nagu terve see aeg aevastanud, mul oleksid silmad vett jooksnud, kuna ma olen tegelikult meeletult allergiline taimede suhtes, õietolmu suhtes, kõik, see muld, kõik lihtsalt. Aga vaata praegu.